kaevikupõks. Tuli vaba! No nii, 21. detsember. Detsembrikuu kohta on väljas ikkagi päris soe. Ütleks isegi, et liiga soe. Ja mida üks Eesti inimene teeb, kui võimalus on, läheb ujuma. Natuke imelik on. Aga järv on meil otse ees. Ja kuna arst keelas mul siin mingi mõned nädalad selle ujumise ära, siis ma pole nüüd tükk aega külmas vees käinud. Mõtlesin, täna on see päev. Enne jõule. Sander, tead, pikutab seal Dubais soojas vees. Ma tahan ka ujuda, on ju. Muidu väljas on selline 5 kraadi sooja. Ma ei tea, mis see veetemperatuur võib olla. Äkki ei ole väga hull. Äkki vesi on isegi natuke soojem. Vest ja jõulupusa on seljas, et kehal veel külm ei ole. Siin meil see vesi siis on. Ma ei kujuta ette, mis see temperatuur on. Aga noh, nagu see midagi muudaks. No, päris jahe. Päris jahe, ma ütlen. Päris jahe. Proovin panna selle kuidagi niimoodi siia äkki või. Mütsi jätame pähe, sest pea kaudu inimene kaotab kõige rohkem kehasoojust. Ja kui müts on peas, siis see hoiab sind natuke paremas seisus, kui muidu võiks olla. Mõnus. Nii. Valma. On mind näha, nagu ma siit näen, et vist ikka on, jah. Oi, plää. Täna kaua ei jõua alla kindlasti. Mõnus. Viimati käisin siis, ei olnud veel nii külm. Jalad surisevad, see on mõnus. Jalad surisevad, zum. Oi, plää. Täna kauem ei jõua olla. Tuleb jälle vaikselt harjutada. Ma arvan, me lähme uuel nädalal merevette ka korra. Teeme seal ka väikse tiiru. Kurja raisk. See on mõnus, ma ütlen. Kui te küsite minu käest, mis oli aastal 2025 kõige toredam asi, mida ma tegema hakkasin, siis ongi see sama külmas vees käimine ja külm duš. Sest kui korraks hakkab hästi ebamugav, siis pärast hakkab väga hea. See on see hind, mida sa pead maksma selle eest, et hakkaks hea. Ja ma räägin, proovige ka. Aga kui proovite esimest korda, siis pigem tehke kodus duši all ja kuskil turvalises kohas. Sest sellise asjaga, kui su tervis ei ole harjunud, võib tekkida ka terviserikkeid. Nii et tehke asja turvaliselt. Aga uskuge mind, jube heaks läheb.
hommikul, ma ei tea, kell 6 tõmmata endale külm vesi dušist pähe, siis su päev on korras. See on see sacrifice, mida sa pead tegema, et sul oleks terve päev hea. No nii, aasta lõpp on kokkuvõtete aeg ja inimesed ikka vaatavad aastale tagasi ja mõtlesin minagi, et tänases vlogis võiks natukene vaadata tagasi minu Kaitseliidu aastale. Sellepärast, et kaitseliitlase portaalist sain teada, et olen sel aastal panustanud riigikaitsesse üle 500 tunni, 500 pluss tundi, mis on selline enam-vähem vist 23-24 päeva ja oleme ikkagi sel aastal teinud igasuguseid ägedaid asju, panustanud, möllanud ja esimene video, mida ma teile näitan, tulebki lahinguväljalt prantslaste vastu sõdisime. Muidugi juhtus seal nii mõndagi põnevat, nii et kui ma selle klipi nüüd ära vaatame, siis ma pärast kommenteerin ka teile natukene, et mis täpsemalt toimus ja mis seis meil oli, aga lähme siis sõtta ja vaadake, kuidas me hakkama saime. No nii, kaeviku põks. Selline see sõdurielu on, aina. Ootame järgmisi käsklusi. Kui sa ei näe, siis ära lase, aga seal tuleb jagu üles. Davai, sain. Olen siin, davai. Lonks kohvi. Enne surma. Mis toimub? Omad tulevad siit üles praegu. Üks lonks kohvi. See on hea. Katan! Kuradi, heidan selle. Oh, mission failed! Saime surma.
ja surma saime siis sellepärast, et oleksime pidanud taganema õigel ajal. Jäime natuke passima, nagu nägite, mu tossugranaat läks ka viltu. Lootsin, et ma viskan tossu ette, et siis mul tekib väike sein ja ma saan sealt august ära lipsata ja minema joosta, aga jäin sellega hiljaks. Ja no muidugi prantslased ka vanad surematud. Ratsavägi rullis meist üle, nad tulid mööda teed, mis tegelikult pidi olema mängust väljas ja tegelikult me üldse ei oodanud, et nad tulevad soomukiga. Aga noh, prantslastel oli suva, neil on lahing, nemad rullisid soomukiga külje pealt sisse, jalavägi põhimõtteliselt jooksis meist üle. Ja kuna nad olid suurem üksus ka, siis ma oleks pidanud hakkama õigel ajal taganema, siis oleks võib-olla olnud lootust, et keegi meistki ellu jääb. Aga no läks nii, õppekohti on palju, sellepärast ma seda kõike olengi filminud, et hiljem järgi analüüsida, sest kui sa oled seal augus Foxhole'is ähmi täis, siis ei pruugi kõik detailid sulle meelde jääda. Nii, aga nüüd teeme ka midagi ägedat, mis meil sel aastal õnnestus. Me lähme kopteritega sõitma. Ilmselgelt kõike ma teile näidata ei saa, aga sellised filmilikumad või ägedamad klipid olen siia nüüd sisse pannud ja siit see tuleb. Kopteritega siis Siili raames toimetasime, viidi meid sinna, kuhu vähegi abi oli vaja. Sealt panime jala patrullkottidega edasi, täitsime oma ülesande nii hästi või halvasti, kui me oskasime ja lõppülesanne muidugi läks hästi. Meie üksused suutsid öösel brittidele kaevikusse niimoodi sisse rullida, et britid olid püksid maas, sõid ja magasid ja täitsime oma ülesande, rullisime neist üle. Ja kindlasti ka väga palju õppekohti seoses enda varustusega, mida kaasa võtta, mida mitte kaasa võtta, kuidas võiks varustus olla veel kergem. Aga ega ta lihtne ei olnud, et korralikult marssimist ja trampimist muidugi jube mugav on lennata kopteriga Põhja-Eestist Lõuna-Eestisse, see käib üsna kiirelt. Et riskantne ta kindlasti tänapäeva sõjas on, aga vahepeal sõjas ongi vaja riske võtta, nagu ka Ukrainas. Siin mõnes olukorras on tegelikult kopterit ikkagi kasutatud, kui midagi muud üle ei jää. Väga äge oli ja väga suur õppekoht meile kõigile. Nii, ja siis õnnestus sel aastal ka veel Bronni tulistada. Browningut, raske kuulipildujat. Kuidas mul läks, kas ma sain ka suurtele märkidele pihta või ma ei oska Bronniga üldse lasta, seda saate nüüd siit videost vaadata. Ikka õli, jah? Pane nende esimeste järgi. Enam-vähem, sa saaksid kehaga juhtida. Jah. Nii on okei. Okei, väga hea. Oled valmis? Jaa. Vaenlane, 400, otse ees, kõige tagumine nendest kolmest siin ees. Jaa. Tuli vaba. Vasakule ja alla. Alla. Ja no muidugi päris paljud hetked on ka kaamera silmale tabamatuks jäänud, sest nagu ikka õiges olukorras, kas vajutad kuidagi valesti kaamera käima või ei pane teda üldse käima. Et proovin uuel aastal paremini tabada kaameraga rohkem highlight'e. Nii et head jõuluaega sulle, mõnusat aasta lõppu. Sel aastal meie enam siin YouTube'is ei kohtu. Sander teeb siia veel ühe vlogi ja siis, kui Sander kunagi sealt kaugelt Dubais tagasi jõuab lendava vaibaga, siis me peame natukene plaani ja mõtleme, mida me ise tahaksime siin YouTube'is teha. Milline võiks olla see uus suund, millega me käima lükkame, sest päris paljud asjad on siin YouTube'is tehtud ja ei tahaks ausalt öeldes teisi kopida ja samu asju teha. Nii et proovime natukene kastist välja mõelda, vaatame, kuidas meil sellega läheb ja näeme aastal 2026. Tšau!